Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, kell on 6,5 läbi ning loomulikult on sel ajal eetris värske Krimiraadio. Saadet juhivad ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises pooles räägime Tallinna vanalinnas toimetanud niinimetatud turvameestest, kes jahtisid jommispidulisi, andsid neile peksa ja vahel ka röövisid. Mismoodi üldse lokaalides ja ööklubides turvateenused on reguleeritud, kes öiseid pidulisi valvavad ja kes pigem mitte, sellest tuleb meile rääkima Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht. Aga saate esimeses pooles võtame luubi alla möödunud nädalal Raasikul lahti rullunud õuduse, kus praeguse teadmise järgi on 3 alaealist noormeest alust kahtlustada eriti jõhkral viisil 42-aastase Rene tapmises. Seda koletut lugu on avamas meile Põhjaprefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. Tere tulemast Krimiraadiosse, Hisko! Tere! No siinkohal tuleb ehk ette ära mainida, et kuna asi on tõepoolest väga värske, siis kõikidest detailidest pole ka väga hea tahtmise juures uurimise huvides võimalik rääkida, ent selline julmus avalikus ruumis riivab selgelt kõigi õiglus ja turvatunnet. Aga alustame algusest ja räägime sellest, millest me rääkida saame, Hisko. Esmalt oli tegemist kadumisjuhtumiga. 42-aastane Rene nimelt oli läinud kaduma. Mis pani uurijaid lõpuks kahtlustama, et tegu ei pruugi olla lihtsalt kadumisega? Tõepoolest, et esialgu tuli politseile teade pühapäevasel päeval, et siis kus kannatanu isa andis teada, et tema poeg ei ole jõudnud koju ja on eelmisest õhtust saadik kadunud. Isa oli ka teatavat eeltööd teinud ja otsis poega mööda Raasikut taga, poega üles ei leidnud ja siis otsustaski kaasata politsei. Ja politsei reageeris sellele kadumisjuhtumile ja hakkas seal oma toiminguid tegema. Aga nüüd ütleme see tapmise nurk, see teadmine jõudis politseile kohale teisipäeva õhtupoolikul, et siis tegelikult tuli info, et on olemas video, kus siis võib olla peal Raasikul kaduma läinud meesterahva tapmine. Ehk et see oli see esimene tõend, mis viis teid ka selleni, et seal taga võivad olla 3 alaealist isikut? No esialgu tegelikult oli meil video, kus me võisime eeldada, et tegu on kadunud meesterahvaga ja siis juba hakkasime lähemalt uurima, kas tegu võib olla õige videoga, kas ja kas üldse võib olla ka tegu sama meesterahvaga, et see kõik asjaolude kontrollimine võttis natukene aega ja nende 3 noormeheni me jõudsime ikkagi tükk aega hiljem. No, tuletame kuulajana meelde, et poisid, kes hetkel vahi all viibivad, on 14, 15 ja 17 aastat vanad. Kui keeruline on need noorte tabamine oli? Üritasid nad ka kuidagi peitu pugeda või end kuskil varjata? No, video peal nende nägusid ei olnud, et natuke tuli eeltööd teha ja kuna tegu on alaealistega, siis alaealiste puhul on kogu see menetlus palju delikaatsem ja me peame mitmed kordi rohkem fakte kontrollima, et ei satuks meil nii-öelda menetlus inimesed, kes tegelikult tegu ei ole toime pannud. Kontrollisime, otseselt nad ei pugenud peitu, et tänaste teadmiste puhul ka, et pigem nad olid oma teo üle uhked ja nad ei hoidnud nagu seda liiga saladuses. Pigem meie suuremaks ülesandeks oli tuvastada 100% need noormehed ära ja teha kindlaks, kui palju neid tegelikult sellel tapmisel osales
ja lõpuks ka tegelikult tahtsime teada seda oletatavat isikute ringi, kes sellest tapmisest võisid teada saanud olla. Ja kui meil oli enam-vähem pilt selge, kuna tegelikult ikkagi tapmise puhul kiire menetlusega ja see võib väga kiiresti eskaleeruda võib-olla mõneks järgmiseks sündmuseks, siis jah, kui meil see eeltöö oli tehtud, siis järgmine detail oli vaja teada saada, kus meie kahtlustatavad asuvad ja kui meil see ka oli teada, siis otsustasime nad kinni pidada. No ma püüan ette kujutada, kuidas siis seal 3 noormeest igal õhtul koju tulid nagu õiged mehed kunagi, samas ise teades, mis on toime pandud ja millise veretööga on hakkama saadud. Te olete nimetanud tegu erakordselt jõhkraks, lausa nii jõhkraks, millist pole teie mõrvagrupp mitte kunagi varem näinud. Mida selle all mõista? No, tohib laiendada veidi. Ja ma olen ise ka proovinud seda jõhkrat sõna nagu sisustada ja ega ma paremini ei oskagi öelda, kui võib-olla siis teise sõnaga iseloomustada, et piinamine kõige jõhkramal viisil. Et mida üks inimmõistus oskab endale ette kujutada, et sõnades, kuulajad tervise huvides seda ei ole vaja siin, ma arvan, pikemalt sellele üldse peatuda, et see oli erakordselt kole. Ja sellest kõigest on teil olemas detailne pilt, detailne video, mida te olete ise näinud, mis tundega seda videot vaadatakse? No seda videot on politseinikud näinud ja uurijatel kahjuks tuleb seda videot korduvalt ja korduvalt veel vaadata, et see on kole ja ma arvan, et ärme sellel rohkem isegi peata. Ma nii palju siiski küsin, et ma tean varasemast ajast taolisi videosid saadab tegijad lõbus naer, praalimine, uhkeldamine. Kas antud juhul oli sama, et nad nagu põhimõtteliselt käsitlesid seda kõike nagu mingit pulli tegemist? Ma ei saa väga kindlalt väita, et see nagu otseselt pulli tegemine oli. Ma pigem ütleks, et nad ajasid oma asja. Neil oli oma kindel asi ilmselt ajada ja nad levitasid seda ka mitte väga suurelt, aga kindlale seltskonnale, noortele. Aga miks nad seda täpselt tegid, mille jaoks, seda me praegu uurimegi ja selle jaoks eeluurimine käib. No me oleme palju rääkinud ka siin saates sellest, et noored kuidagi viimasel ajal on armastanud teatud mõttes mingit omakohust, kas selle puhul on mingeid algeid, kus võib seda rada pidi minna? No võiksin laiendada üldiselt, et jah, et meil on ju varasemalt ka noorte kampasid, kes on seda omakohut proovinud seal tänavatel teha, et jah, ma ei taha kommenteerida nüüd otseselt, kuna siin menetlus veel nii algstaadiumis, ei taha laiendada selle Raasiku teemale ka, aga kahjuks, kui võtta nagu suurem pilt ette, siis tõepoolest, et noored tahavad sundmärgistada inimesi ja neid siis nii-öelda selle eest karistada, et see põhiline märgistamis moment on siis pedofiilia, et leitakse endale põhjus ja sellepärast siis neid inimesi rünnatakse. Aga täna me võime öelda, et need kannatanud, kes meil on varasemalt selliste rünnakute alla sattunud, need on väga jõhkrad rünnakud, eks me teame, on seal Pärnus olnud, on Jõgeval, aga meil ka Tallinnas tegelikult kevadel olid analoogsed rünnakud, väga rasked, väga ka samamoodi videosse võetud ja väga julmad. Täna osa nendest noortest on kohtu all, et jah, see märgistamine toimub. Kuidas teile tundub, kas pigem me räägime sellest, et noored kuidagi püüavad oma võigast kuritegu, verist peksmist õigustada sellega, et justkui
nad tegelesid oma kohtuga või on seal ikkagi pigem nagu mingisugune eeltöö ja siis nad lähevad karistama kedagi, kellest nad arvavad, et on, et kumba pidi see pigem tundub olevat? Raske öelda, et jälle, et Raasiku sündmust ma praegu kommenteerida ei taha. Varasemate sündmuste puhul ma arvan, et nad on ikkagi mingil ajal, ma siin olen varasemalt ka kommenteerinud, et näiteks selle Skåne bastioni juures meil toimunud rünnakud kevadel, et seal esialgu ikkagi need kannatanud olid nii-öelda nende rahakotid, nende sõbrad. Kui raha otsa sai, siis märgistati nad ära kui pedofiilid, kuna reeglina nad olid natukene ütleme siis nõrgemate vaimsete tasemega ja natukene või isegi kõvasti vanemad nendest noortest ja siis juba rünnati ja öeldigi, et näed, et pedofiili tuleb karistada. Küsin siia veel kiirelt ära, siis teeme väikse pausi. Kas selle Raasiku loo puhul on ka teada, kas ohver ja noored üksteist varasemalt tundsid? Väike koht, et kindlasti nad omavahel olid nii-öelda visuaalselt tuttavad, aga kui palju nad nüüd üksteisega läbi käisid ja kui palju neil nii-öelda reaalkontakti oli, seda me näeme uurimise käigus. Aga teeme nüüd siis tõesti väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi ning stuudios jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate esimeses pooles oleme rääkinud erakordselt jõhkrast tapatööst väikeses Raasiku alevikus, mille taga on 3 alaealist noormeest ja selle loo tausta aitab meile avada Põhjaprefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. Ma täpsustan ühe asja üle, et kas need 3 noort inimest olid varem karistamata, kas nad olid politseil ja moel või teisel kuidagi silma jäänud, kas nad olid mingisuguse sellise veidikenegi kuritegeliku taustaga, kuivõrd seda nii noores eas võib üldse olla? Vot selle juhtumi puhul tuleb küll öelda, et politsei huviorbiiti nad veel ei olnud jõudnud. Et kui üldjuhul ikkagi on tegemist nendes kampades teada-tuntud tegelastega, siis nemad olid nii-öelda politsei mõistes suht puhtad. Küll aga nüüd, kui vaadata nendesse poiste eludesse sisse natukene nii-öelda sotsiaalse poole pealt, siis seal oli juba olukord palju huvitavam ja see pilt meie jaoks nii-öelda palju selgem ja täitsa, ütleme, nii palju kui võib öelda, et täitsa arusaadav, et kuidas nad sellele teele liikunud on, aga ma täpselt avada ei tahaks, et miks see tunnetus meil selline on. Aga mõne märksõnaga siiski, et mis need tunnused on, mida te seal nägite, mis moodustavad tõenäoliselt mingisuguse juba teile tuttava mustri? Ma selle case'i puhul ei tahaks seda praegu ikkagi veel öelda, et kui ma üldistaksin jällegi, siis nagu varasemate teemade puhul, siis ega see samane jutt ikkagi tugeva pere puudumine, perekonnad lahku läinud, juba varasemast noorest east reeglina need lapsed on näinud vägivalda kodus, neil puudub järelevalve, nad on ütleme nii, kui laps 8-aastaselt juba ei jõua õigel ajal koju, suitsetab, nad ei ole selle eest manitsussõnu saanud, neil ei ole kohustusi kodus või kui kohustused on, siis me ostakse kodust minema, et see on niisugune tavapärane muster. Aga Raasiku teema puhul ma ei taha seda praegu lükata ümber, aga kinnitada, et lihtsalt meil on seal veel tegevust päris palju. Üks täpsustus veel, et raske on lihtsalt uskuda, et niisama lihtsalt nii võigas kuritegu korda saadetakse, et kas seal mingisugust joovet põhjustavat ainet olid tarvitatud, mitte ainult siis joodud, mingisugust tablette võetud, mingisugust narkootilist puru, midagi, mis
mis võis ka põhjustada selle erakordse agressiivsuse ja erakordse kuriteo? No meie andmetel ei olnud, et me küll ei tea 100%, mis oli sellel õhtul, kui see tapatöö toime pandi, et ega meid siis kohapeal ei olnud, aga üldiselt nii nagu poisid ise on rääkinud ja nii palju, kui me oleme ka muud informatsiooni kogunud, siis need poisid pigem ei tarvitanud alkoholi ega narkootikume, et see oli kaine peaga toime pandud. Millises seisus see uurimine praegu on, kas me võime öelda, et tegelikult uurimise mõttes või sellise loo mõttes on lugu suhteliselt selge, põhifaktid on teada või on palju lahtiseid küsimusi veel? No meil on nii-öelda raamid teada, meil on kahtlustatavad teada, aga nüüd alles see põhitöö läheb lahti, et iga poisi osa tuleb seal väga selgelt paika panna, mida siis keegi tegi. Ja lisaks sellele kõigele muule veel meil on vaja ka teada, et kas on veel neid olulisi inimesi seal kõrval, tunnistajaid ja võib-olla ka kahtlustatavaid, kes võisid selle teoga seotud olla, et eks seda näitabki kõik eeluurimine ja kuna alaealiste menetlustega on juba selline lugu, et me peame neid hästi kiiresti menetlema, siis meil on ainult täna enam ei ole 6 aega jäänud, kus me peame tegelikult selle menetlusega ühele poole saama ja prokuratuuri saatma, et praegu terve talitus pingutab selle nimel, et me jõuaksime tähtaegadesse. Te olete arvatavasti noormestega rääkinud. Kuidas teile tundub? Kas nad on üldse aru saanud, millega hakkama said? Mis see jutt sealt vastu tuleb? Ma saan aru, et need ei ole kerged jutuajamised, aga siiski, kas seal mingisugune kahetsus, mingisugunegi tagantjärgi mõistmine, et midagi juhtus valesti või kuidas? Aus vastus on, et ei. Et need noored ei ole mitte millegist aru saanud ja mul on niisugune tunne, et nad ei saagi millegist aru saada, sest nad ei saa aru isegi seda, et mida nad tegid. Et praegu pigem tundub, et nad ei saa nagu mitte millegist aru. Tagajärgedest ka mitte. Seda nad vähemasti aduvad, et nüüd on ikkagi suhteliselt kindel tee vangimai. Ma ei ole nii kindel selles, et nad aduvad, et on nii kindel vangimajja, et eks nemad loodavad ikkagi ju vangimajast välja pääseda varsti, et praegu on see reaalsus, aga nende jaoks reaalsus, et nad on seal vangimajas, aga ma arvan, et nad ei ole kunagi mõelnudki selle peale, et selliste tegude eest võiks vangimajja sattuda. Ja ma arvan ka seda, et nad ei ole endale ka teadvustanud seda, et mida tähendab inimese tapmine üldse. Et nende jaoks võimalik, et see oli lihtsalt üks tegu. Miks nad selle tegid? Kas nad isegi täpselt 100% oskavad nii-öelda selle lahti mõtestada? Nüüd siin viimasel ajal on päris palju räägitud sellest, et nüüd ainuüksi selle aasta jooksul on toimunud 3 analoogset rasket kuritegu, mille sooritajaks on olnud alaealised. Ja väga kergelt on siis tulnud ka üle huulte arvamine, et noored ongi hukas, et see vägivaldsus on üleüldine ja see ongi paraku tõde, millega meil tuleb vastamisi olla. Kuidas tegelikult on? Me vist ikkagi natukene nüüd pingutame üle, nimetades kogu noorsugu siin vägivaldseks. Ja ma sellega olen täitsa nõus, et tegelikult meil enamus noortest on ikkagi väga, väga tublid ja tragid lapsed, kes käivad koolis ja teevad oma igapäevaseid toimetusi ja absoluutselt kuritegudega ja kurjategijatega kokku ei puutu. Aga lihtsalt paraku meil on see tipp, kes meile pidevalt silma jääb, suurusjärk kogu on see 200-300 noort, kes meil siis nii-öelda seal pidevas huviorbiidis on, kes on seal Tammsaare pargi kampades, kes möllavad, joovad, nad jäävadki reeglina meile erinevate pisikuritegudega või väärtegudega silma.
aga see kõik on eskalatsioon, et kui me täna ei tegele nende samade väärtegudega, nende samade Tammsaare pargis alkoholi ja veipivate lastega, siis me lihtsalt paratamatult üks hetk jõuamegi jälle nende raskete vägivallakuritegudeni. Ja teistpidi me ei saa ju maha vaikida, et 3 väga rasket kuritegu on toimunud suhteliselt sarnastel asjaoludel, kõik nad on erakordselt võikad ja kõikide puhul on olnud osalised alaealised lapsed, millega seda seletada, mis nüüd juhtunud ikkagi on? Ma arvan ikkagi, et ikkagi need sõnumid nendele lastele, et jälle, kui me lähme nende laste tausta juurde, see sotsiaalne keskkond, kus nad pärit on, et ilmselt seal on need kõige põhilisemad märgid, mis on jäetud tegemata, et tegelikult ei tohiks sellised noored mitte kunagi minu talituse nii-öelda töölauale sattuda, mitte kunagi ei tohiks. Täna, siin ma olen ka meediast lugenud, kus öeldakse, et need üksikjuhtumid, no 3 tapmist, natukese rohkem kui aasta jooksul, me ei tohiks isegi niisugust sõna öelda, et see on üksikjuhtum. Et Eesti-suguses väikeses riigis juba see Pärnu juhtum oleks pidanud tegelikult ammu tõstma tagajalgadele inimesed, kes saavad midagi ära teha ja panna need komisjonid kokku ja hakata mõtlema, et mida saaks teha, et meil enam järgmised sündmused ei tuleks. Sest me räägime täna ainult nendest 3 tapmisest, aga ma ise olen täna siin ju välja toonud juhtumi, mis meil oli siin, eks ju, kevadel seal Balti jaama juures, väga jõhkrad röövid, seal oli meil üle 20 noore, kes siis olid esialgu kahtlustatavad, meil oli, ja seal oli kannatanuid oli päris palju, et kui me meenutame üle-eelmist aastat, kuidas me noortegruppidega siin Tallinna tänavatel võitlesime, meil olid seal vene noored, kes siis nii-öelda skinni moodi, kes siis said otseselt oma nii-öelda maailmavaatelisi sõnumeid Venemaalt ja võtsid sealt need ideid üle, kuidas siis peksta ja käituda nii pedofiilide kui ka mustanahalistega, et see on väga ohtlik tendents ja me peame täna eriti nende nii-öelda ütleme siis nõrgemas keskkonnast pärit noortega tegelema, sest et meil on kõrval ikkagi idanaaber, kes nagu me Ukraina teemal juba teame, me teame tegelikult ka Rootsis kuritegelik maailm kasutab järjest rohkem alaealisi ära. Ukraina poole pealt Vene eriteenistused otseselt ju kasutavad Ukraina noori ära, et me ei tohi seda lubada Eestis. See on muidugi terve omaette teema, kuidas seal, ütleme, piiri tagant mõjutatakse meie noori ja milleni see kõik viia võib, aga nüüd selle kogu eelneva jutu peale mulle tundub, et ma võiksin öelda nii, et ühelt poolt teie teete oma töö ära, lahendate need rasked kuriteod, ütleme sellist kurjategijad pannakse seal, saavad oma karistuse ja siis need lood ununevad. Kas ei ole nii, et jälle tuleb järjekordne raske, ränk kuritegu, jälle me kuuleme ja loeme, et osalised on alaealised, kogu ühiskond on tagajalgadel, kõik meedia kirjutab need uudiseid nii ja naapidi, mõni analüütik võtab seal midagi veel arvata ja jälle kõik vaikus majas, unustatud. Ma olen täiesti nõus ja ma tahaksin siia juurde veel tuua selle, et me küll 2016 1. septembris sai otsus tehtud, et alaealise enam vangi ei pane ja me tegeleme nendega teistmoodi, on see siis erikoolid, on see sotsiaalprogrammid, aga lahendame me probleemid ikkagi kõik vanglaga. On see Kanut et kus lõpuks, kes mäletab 2018 noored möllasid, suur paanika oli ühiskonnas, panime seal 7 või 8 noort vangi. Kuigi me olime varem kokku leppinud, et me ei pane, aga see oli ainus võimalus. Täna jälle, et Pärnu noored on vangis, eks ju, meie Raasiku noored on vangis. Jätkuvalt lahendame ikkagi probleeme vanglaga. Ehk siis see ongi, meil pole süsteemi, meil on lihtsalt üksikjuhtumitega tegelemine kahjuks. Sa Iska ütlesid, et need ei peaks jõudma teie lauale, aga kelle lauale need noored peaksid jõudma
enne, kui nad saavad millegi rängaga hakkama. On teil mingisugune, ma ei tea, idee, kuidas seda olukorda lahendada, mingisugune eraldi asutus, ma ei tea, vaimse tervise EMO, mida iganes, noorte nõuandleid on, aga ma ei tea, millist. Ja ei, no eks see tegelikult ikka ka jälle, ma täna olen ka maininud maast madalast, et 8, 9, 10-aastased lapsed on meil pildis, et seal, see on see siis lastekaitsetöötajad, et noh, vaikselt peame hakkama sealt, me ei tohi neid lapsi seal oma nii-öelda pildilt laualt ära lasta, et kui me seal neil kogu aeg küljes oleme ja aitame nad õigele teele, et siis ilmselt nad ei jõua meile, sest et täna me näeme, et need lapsed, kes meile jõuavad, siis neil ikkagi väga kõvasti lappab seal varasemas elus ja neil ei ole seda nii-öelda tee või rajanäitajat piisavalt olnud. Et pigem see, aga vaimse tervise keskus või EMO või kuidas iganes seda nimetada, ma arvan, et seda on ka tänases siukses väga keerulises ühiskonnas meil väga vaja. Põhjaprefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Isko Vares, aitäh täna saatesse tulemast ja sellest karmist loost meile rääkimast. Krimiraadio teeb siin ühe väikese pausi ning on siis tagasi juba uue teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on jätkuvalt saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, kuid meil on uus teema ja uus külaline. Saate teise poole vestlus tõukub kohtuloost, kus süüpingis istuvad Tallinna kesklinna baaride lõbusaid klienti kolkinud ja röövinud turvameeste jõuk. Räägimegi sellest, kes meid baarides ja ööklubides turvavad ja kuivõrd saab neid inimesi tegelikult usaldada. Mismoodi on võimalik, et kesklinna populaarseid lõbustusasutusi turvasid ja võib-olla turvavad jätkuvalt ikkagi kurjategijad. Et turvamaailmast paremini sotti saada, on meie küsimustele vastamas Eesti Turvaettevõtete Liidu juht Andre Lilleleht. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere! Andre Lilleleht, te ilmselt teate seda lugu, kuidas me vanalinna baaride turvamehed valisid välja vähe rohkem jommis kliente, et neilt siis hinnalisi asju varastada või vägivalda kasutades lausa röövida. Jah, selline kahetsusväärne lugu on juhtunud ja Turvaliit tegelikult pööras sellele Politsei- ja Piirivalveameti tähelepanu juba aastaid tagasi, et Tallinnas oli välja kujunenud selline Bermuda kolmnurgaks hüütav ala, kus tegelikult nii-öelda turvamehed, kes seal töötasid, neil ei olnud turvamise ega turvateenistusega suurt midagi pistmist. Selgituseks ütleme siis, et see Bermuda kolmnurgaks nimetatud ala asub siis Väike-Karja ja Suur-Karja tänava vahel ja seal on ridamisi baare ja ööklubisi, mida meelsasti külastatakse ja siis seal tegutsesidki siis meie kangelased negatiivses mõttes. Te teadsite, et seal tegutsevad mingisugused niinimetatud turvamehed, mis vormis te siis pöördusite või kaebasite, et seda seal tegutsetakse? No tegelikult on tolles ajas vaadatuna tegemist sellise pika habemega looga, et pöörame siis tähelepanu, et turvaseadus esimene Eestis võeti vastu 1994. aastal ja 90-ndad oligi selline, nagu me ütleme, et selline Wild West ja sealt on siis mitmed mõisted läinud käibele, mis elavad oma elu siiamaani, nagu turvamees Vabaduse puiesteel, turvategevuse seadus, uus seadus, mis jõustus eelmise aasta suvel, ütleb väga selgelt, kes on turvateenistuja. Turvateenistuja on valvetöötaja, turvatöötaja, turvajuht, väga selgelt nõuetele ja ettevalmistusele vastavad teenust osutavad inimesed. Nõuded on ka ettevõtetele, aga nüüd see 22. aasta, millest meil siin see praegu arutusel olev kaasus on lahti läinud, see oli siis selle eelmise 90-ndate turvaseaduse nii-öelda luigelaul. Juba aastaid oli selge, et 90-ndate aastate õigusakt ei sobinud meil tänapäevasesse õigusruumi, järelevalve riigi poolt oli raskendatud ja põhimõtteliselt oligi selline situatsioon, et igaüks, kes tundis, et ta tahab mängida turvameest, siis teatud asjaolude kokkulangemisel sai siis seda teha.
nii et teid iseenesest väga ei üllata, et seal tegutsesid niinimetatud turvamehed, kes siis jahtisid vähe jommis või vähe lõbusamaid kliente, jälitasid neid mööda linna, lasid neile gaasi näkku, peksid neid, et siis võtta väärt asju. Kuidas see üldse võimalik on tänapäeval? Ma küsiks niipidi. Võimalik oli ta nüüd need mõned aastad tagasi selliselt, et teenuse hankija tegi näo, et ta soetab teenust, mis tagaks tema klientidele omakorda turvalisuse. Teenuse pakkuja tegi näo, et ta osutab teenust ja sellisel vastastikusel kokkuleppel sellised asjad siis juhtuda said. Et turvaettevõtete liidu liikmete vaates on muidugi eriti kahju sellest, et inimesed said sõna otseses mõttes väga pikka aega toimetada sisuliselt kurjategijatena ja nagu ka siis nüüd avalikkusele läbi selle kohtumenetluse on ju selgeks saanud, et need turvatöötaja laadsed isikud kasutasid ka turvatöötajatele lubatud erivahendite taktikalisi võtteid, lihtsalt tehes kurja. Te mainisite, et te juhtisite tegelikult sellele olukorrale tähelepanu juba varem, et kõik asjad ei ole seal Bermuda kolmnurgas päris hästi korras. Kas need samad asjad juhtusid kõik, mida me praegu sealt kohtus näeme, kas see kõik kostis ka teie kõrvu, et sellised asjad seal toimuvad? No see oli teada, et et on väga suur kahtlus, et midagi sellist seal toimub, aga nagu ikka öine aeg, alkoholijoobes isikud, kes veedavad vaba aega, asjad, mis juhtuvad, nende asjade kokkuviimine siis konkreetsete tegijatega. Kindlasti saame kiita korrakaitseametnikke selle eest, et nad suutsid selle pesa seal laiali lammutada. Aga ma veel kord tulen tagasi selle juurde, et tegemist ei olnud ju mingisuguste üksikute märgukirjadega, vaid täpselt samal perioodil oli ju seesama uue turvategevuse seaduse väljatöötamise töögrupp, mis aktiivselt tegi oma tööd, sõnastati uut täna kehtivat turvategevuse seadust. Ja sellised näited siis olukordadest, mis erinevates Eesti turvaobjektidel või turvaobjekti laadsetes kohtades aset olid leidnud, neid tegelikult sai ka kenasti kasutada argumenteerimisel, miks uut turvategevuse seadust on vaja. Kas te väidate, et tänase turvategevuse seaduse valguses nagu selliseid asju juhtuda ei saa või neid sünnivad ikka? Kunagi ei saa 100% väita seda, et kurjad inimesed ei tee kurje tegusid, aga palju lihtsam on turvategevuse seaduse alusel nüüd aru saada, kes on reaalselt turvateenistuja ja kes ei ole. Ja samamoodi siis, millised on turvateenistuja õigused, mida ta võib teha, millised on turvatöötaja või turvateenistuja kohustused ja millistele nõuetele peab üldse vastama isik, kes erasektori nimel rakendab turvamisel lubatud meetmeid. Kas need konkreetsed kurjategijad, kes praegu on kohtu all, kas nemad on kuidagi olnud seotud mõne legaalse või normaalse turvaettevõttega, on nad vähemalt teinud katset olla turvamehed? Mul on hea meel, et te kasutate nüüd just jälle seda turvamehe mõistet, et need kaks isikut, kes on kohtumenetluses, eks nad ei ole süüdi tunnistatud, eks siis, et me ei saa täna ütelda, kas nad on kurjategijad, küll aga tundub, et nad on teinud kurja. Need kaks isikut kutseregistri andmetel ei ole mitte kunagi läbinud ei turvatöötaja ega valvetöötaja õpet, nad ei ole käinud kutseeksamil, mis muidugi ei välista seda, et nad mingil muul moel on enda pädevusi hoidnud sellel tasemel, mida nad endale vajalikuks pidasid. No me peame tunnistama, et see on ikkagi äärmiselt vastik lugu, mis seal vanalinnas lahti rullus ja mis on avalikkuse ette jõudnud. No, kui rängalt te tunnete, et see on kuidagi varjutanud sellist turvatöötaja tööd ja mainet? Iga selline vahejuhtum varjatab meie kutseala mainet. Et siin ei ole mõtet rääkida sellest, et kas isik oli turvatöötaja, ei olnud turvatöötaja. Nägi välja nagu turvatöötaja. Nägi välja nagu turvatöötaja, kui vaadata neid, seda infot, mis siis praegu avalikkusele teada on, siis erakordselt kahetsusväärne on see, et meil on selliseid teenuse hankijaid, kes oma klientidele
turvalisuse tagamise eesmärgil kasutavad siis sellist hallis alas tegutsevat seltskonda, kelle kohta veel kord tavapärane on see, et nad teevad lihtsalt kurja. Fikseerime siis tänase seisu ära, aga kuidas seal nõndanimetatud Bermuda kolmnurgal täna seisud on? Kas tegutseb hetkel mõni normaalne turvaettevõte ka või on jätkuvalt seal sellised hallil alal tegutsevad turvamehed, kelle taustast väga palju ei tea ja kelle eesmärkidest ja tegevusestki väga palju ei tea? Tänases õigusruumis, ehk siis veel kord, alates eelmise aasta 1. juulist meil kehtib uus turvategevuse seadus, mille tõttu siis nüüd iga teenuse hankija ja iga teenuse pakkuja peavad väga selgelt piiritlema, kas nad vajavad turvamist kui sellist. On ettevõtteid, kes on oma siseturvamise üksuse või siis ka koostööpartneri, kes neil turvateenust osutab, viinud vastavusse nõuetega. Kindlasti on ka neid ööelu teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid, kes jätkuvalt püüavad tegutseda kusagil hallis alas, mis tähendab seda, et nad on enda jaoks sõnastanud, et nad ei turva, et neil turvamise teenust kui sellist tegelikult ei ole. Ukse peal on siis keegi administraator, kellel ei ole turvatöötaja seadusega nõutud tunnuseid, küll aga võib tal olla seljas mingi jope, millel on mingisuguses välismaa keeles kirjutatud midagi, mis võiks nagu viidata siis kaitse- või valvetegevusele. Ja seal jääb siis iga inimese enda otsustada, et kui palju ta siis sellise tavakodanikuna läbipääsu reguleeriva turvatöötaja, laadse töötaja korraldusi arvesse võtab. Et selliseid paare on jätkuvalt? Veel kord, eks see on vaba turg. Oluline on siis see, et kas seal reaalselt tagatakse turvamise teenust või mitte. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenburg ning meil on külas Eesti Turvaettevõtete Liidu juht Andre Lilleleht ning me räägime kaabakatest, kes kesklinna populaarsete baaride külastajaid röövisid. Andre Lilleleht, öelge, kes vastutab puhul, kui baari külastaja jääb mingisuguste niinimetatud turvameeste ette, talt võetakse asjad, halvemal korral pekstakse ka läbi. Kes see vastutab, kas siis baar või kelle käest ma pärast ikkagi küsin, miks nii, kus mu asjad on? Kui me hakkame vastutusest rääkima, siis kõigepealt muidugi vastutab kurja teinud inimene. Suuremas pildis Turvaettevõtete Liidu vaates väga suur osa vastutavusest on nendel hankijatel, kes lubavad oma klientidele turvalist teenust, aga tagavad seda turvalisust siis küsitavate vahenditega. Et mul on selles mõttes hea meel, et kohe selle vestluse alguses käis läbi kaks mõistet. Üks oli siis see turvamees, kus sai selgitada, et alati kui me räägime turvamehest, siis me räägime sellisest müütilisest olendist, millel ei ole tänase õigusruumiga midagi pistmist, aga selles samas lauses figureeris ka üks teine mõiste, turvamine. Ja vaadake, turvamine on nüüd selline mõiste, mida me täna saame sisustada turvategevuse seaduses toodud selgitusega. Ehk siis turvamine on kas mehitatult või tehnilise vahendiga, valvamine, kaitsmine ja korrapidamine. Ehk siis sa valvad, ehk siis hoiad ära asju, mis võivad juhtuda, sa kaitsed, ehk siis võtad tarvitusele kaitsemeetmeid, et tõkestada või lõpetada siis ebaõigete tegevuste elluviimine ja korrapidamine, ehk siis on valdaja poolt kehtestatud kord ja sul on õigus turvateenistujana nõuda selle korra täitmist. Ja kui me nüüd selle pildi kokku paneme, siis kes siis vastutab selle eest, kui on hangitud teenus siis turvalisuse tagamiseks mingis keskkonnas ja selle teenuse hankija ei ole pidanud vaevaks kontrollida, kes tal seda teenust üleüldse osutab. Nii et praegu oleks õige öelda mitte turvamees, vaid turvateenistuja, saan ma õigesti aru? Turvateenistuja on üldnimetus
valvetöötaja, turvatöötaja, turvajuht, need on erineva astme turvateenistujad ja neile kõigile tegelikult siis kehtivad teatud nõuded, mis peavad olema tagatud avalikust huvist lähtuvalt enne seda, kui isik seaduslikul alusel oma tööd tehes hakkab piirama teiste isikute, sealhulgas meie põhiõigusi. Nüüd me jõuamegi loogiliselt selle juurde, et mis need põhinõuded siis on, mismoodi käib siis turvateenistujate värbamine, mismoodi see päriselt peaks käima? No hakkame kõigepealt pihta sellest, et turvategevuse seadus sätib väga selged piirid, kes üldse saab töötada turvateenistujana. Hästi lühidalt öelduna vähemalt 18-aastane, vähemalt põhiharidusega, täieliku teovõimega, Eesti kodanik, elamisõiguse või elamisloaga isik, piisava kehalise ettevalmistusega, valdab eesti keelt nõutud tasemel, terviseseisund peab vastama turvategevuse seaduses toodud nõuetele, tema isikuomadused peavad vastama turvateenistuja nõuetele, ta ei tohi olla sõltuvuses ja tal ei tohi olla kehtivat karistust tahtlikult toime pandud kuriteo eest ja nüüd jõuame kõige siis kirsile tordil, tal peab olema läbitud oma tasemele vastav baaskoolitus, peale mida ta peab olema teinud kutseeksami ehk tõendanud, et ta teab, mida ta teeb ja miks ta teeb ning ta on kohustatud aasta jooksul läbima täienduskoolituse, kus siis turvatöötaja puhul, kes võib ka kaitsemeetmeid kasutada, peab selle täienduskoolituse sees olema miinimumarv reaalseid matisaalitunde, kus siis praktiliselt harjutatakse turvataktikat. Ja kui paljud turvafirmad sedasorti taustatöö teevad enne, kui kedagi värbavad ja kui paljud firmad sedasorti koolitust annavad? Tänane seis on ikkagi selline, et kui turvaettevõte tahab osutada turvamise teenust, siis ta peab tagama, et kõik tema töötajad, kes turvavad, vastavad seaduses toodud nõuetele. Seaduse ja selle alusel välja antud määruse nõuete täpsustamisel saigi ju väga täpselt jälgitud seda, et need nõuded vastaksid nii turuvajadustele kui ka üldisele siis erinevate teiste õigusaktide koosmõjus tekkivale siis olukorrale, kus näiteks kui me võtame näiteks korrakaitseseaduse, siis korrakaitseseadus paneb paika mitmed mõisted, nagu näiteks avalik koht, avalik üritus, kus siis turvategevuse seadus omakorda toob erinõuded, kellel millised õigused on sellistes avalikkusele kättesaadavates kohtades teenuseid osutada ja meetmete kohaldamise juures kordame ka selle üle, et turvateenistujal on õigus kohaldada 8 meedet. Ta võib anda suulist nõuet, ta võib peatada isikut ja nõuda läbipääsu lubavat dokumenti, ta võib teostada isiku samasuse tuvastamist, ta võib tõkestada turvaobjektile sissepääsu, ta võib viia läbi isikukontrolli, ta võib viia läbi isikuga kaasas oleva vallasasja kontrolli, ta võib isiku, kellel pole õigust objektil viibida, objektilt eemaldada ja kõige lõpuks ta võib ka isiku kinni pidada eesmärgiga anda üle politseile. Muide, jäin mõtlema, et selle tausta kontrollimise peale, siis tegelikult kui lihtne või keeruline on ühe turvateenistujaks sooviva inimese tausta kontrollida, mida kes kõikidele andmebaasidele Eestis on turvaettevõtetel ligipääs, kust seda teha saab? Me räägime andmetest, eks ole, mis tänapäeva andmete maailmas on kindlasti delikaatsed ja tundlikud, nii et kui me räägime siis täielikust taustakontrollist, siis erasektori toimijatel on see muidugi piiratud sellega, et nad saavad toetuda ainult riigi kinnitusele, kas isik on karistatud või ei ole ja kas tema karistus on veel kehtiv või ei ole. Ehk siis kui me räägime karistatusest, siis isikut ei saa ennem võtta tööle, kui on kontrollitud, et tema kohta karistusregistris ei oleks kannet. Aga taustast üldiselt loomulikult avalikud allikad on avalikud allikad, ehk siis kui isik ise enda kohta avalikult igasuguseid erinevaid asju üles riputab, siis ka turvaettevõtja on avalikkuses toimetav isik, kes saab vaadata, kas tema töötaja äkki oma tegevuse kohta midagi ebavajalikku avalikkusele ei jaga. Aga öelge, kas tegelikult on see ikkagi ka selline moment, et see turvafirma palkamine käib paljudele paaridele üle jõu ja seetõttu nad võtavadki mingisuguseid suvalisi jõumehi sinna ukse peale, kelle taust on kontrollimata ja kelle plaanid ja tegevused on teadmata? Mis siis on pikas perspektiivis kasulikum, kas osta teenus sisse ettevõttelt, kes oma töötajate tausta kontrollib,
leida ise see inimene, kes vastab nõuetele ja teha endale siseturvateenistus. Kui maksud jätta maksmata, saab alati odavamalt. Aga see ei peaks meil Eesti Vabariigis tänasel päeval enam olema küsimus, et me ei sooviks oma riigi alleshoidmise nimel oma riigile makse maksta. Mind tegelikult huvitab, et kuivõrd need samad baarid, ööklubid, puhvetid ja kohvikud on tulnud kaasa või kuivõrd te oma nüüd ütleme statistikas näete, et olukord on muutunud? Olukord on muutunud selles osas, et peale siis vahetult ennem uue seaduse jõustumist ja vahetult peale uue seaduse jõustumist eelmisel aastal näiteks turvateenistuse kutsevaldkonna kutsete andmise trendid läksid muidugi kõvasti üles. Meil uusi turvatöötajaid, kes läbisid koolituse, läbisid eksameid, oli eelmisel aastal pea 2 korda rohkem kui 2023. aastal, mis tähendab, et need, kes siis töötasid ja nägid, et nad soovid edasi töötada, tegid siis oma vastavused korda, aga ma ikkagi tulen jällegi tagasi selle juurde, et kui ettevõtja otsustab, et ta ei vajagi oma klientidele turvalisuse tagamise teenuse osutamist, siis ega meil ükski seadus ei kohusta täna neid ööklubisid tingimata turvamise teenust hankima. Aga sellisel juhul peab selliste asutuste külastajad olema väga tähelepanelikumad ja jälgima, kas see isik, kes tema poole pöördub turvateenistujana, kas tal on vormiriietus, kas selle vormiriietuse peal on kirjas, on ta valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuht, see peab olema nähtav, ja kas on ka kirjas tema nimi. Ehk siis kui turvateenistuja kohaldab meedet, mida tal on õigus kohaldada, siis see, kelle osas meedet kohaldatakse, peab selgelt nägema, mis ettevõtte, mis tasemel turvateenistuja ja millise nimega tema käest midagi küsib. Eesti Turvaettevõtete Liidu juht Andre Lilleleht, me täname, et leidsite aega ja tahtmist saatesse tulla, sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Täname kõiki külalisi ja loomulikult ka kuulajaid. Soovime teile turvalist elu, aga olge ettevaatlikud ja tähelepanelikud. Stuudios olid saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.